Tere tulemast Enefit Greeni aktsiaseltsi korralisele üldkoosolekule. Aga nüüd läheb veel mõni minut aega, kuna koosolekule registreerimine lõpeb nüüd kohe ja mõne minuti pärast saame siis ka statistika, et kui palju aktsionäre. Juba tuligi. Aitäh. Nii, et kokku on Enefit Greenil aktsiaid 260 276 232. Ja kuna aktsia annab ühe hääle, siis on ka häälte arv täpselt seesama. Ja esindatud on koosolekul siis häältest 215 735 710 häält, mis teeb protsendina 81,63% hääleõiguslikest aktsiatest. Ehk siis koosolek on täiesti otsustusvõimeline ja saame koosolekuga alustada. Nii, nagu ikka, koosoleku alustuseks on terve rida rutiinseid ja statistilisi teadaandeid ja korralduslikke küsimusi. Kõigepealt koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 22. aprillil börsi infosüsteemis ja seltsi kodulehel ja 23. aprillil ka päevalehes Postimehes. Ja sellega on seaduse nõuded täidetud ja koosolekust on ette teatatud tähtaegselt. Seltsi aktsiakapitali osas just lugesin ette, meil on olemas kvoorum, 81,63% aktsiaga määratud häältest on kohal. Aktsionäride ring, kes on õigustatud koosolekul osalema, määrati 7 päeva enne koosoleku toimumist, see on siis 7. mai seisuga ja siis oli, kes iganes siis tol hetkel olid aktsionärid ja on ka täna aktsionärid, on siis õigustatud koosolekul osalema. Nii, lisaks aktsionäridele on koosolekul kohal ka Enefit Greeni nõukogu liikmed Andrus Tureiko, nõukogu esimees Erki Raasuke, Marlen Tamm. Nii, ja vist rohkem ma ei näe, kui keegi veel on kohal nõukogu liikmetest, siis vabandused või siis tõuseb ise püsti. Ja juhatuse liikmetest on kohal juhatus täies koosseisus Aavo Kärmas, Veiko Räim, Innar Kaasik ja Andres Maasing. Nii, kuna me muudame ka põhikirja ja valime nõukogu liikmeid, siis on kohal ka Tallinna notar Mal Vendel, kes tõestab meie protokolli. Ja ka üks uus nõukogu liikme kandidaat, Kristjan Kuhi, on meil ka kohal, et võib ka korraks püsti tõusta ja siis, kui valimiseni jõuame, siis näita ennast ja räägi oma elulugu siis meile ka lühidalt, et üle tunni ei ole määranud selle peale. Nii, ja muud korralduslikud küsimused koosoleku juhataja protokolli osas. Äriseadustik selles osas midagi ette ei kirjuta, et peaks hääletama või mitte hääletama ja on saanud selliseks traditsiooniks, et juhatus või siis seltsi nõukogu määrab need. Ja ka käesoleval hetkel on siis koosoleku juhatajaks määratud Sven Papp, see olen mina, ja protokollijaks Liis Pilvas. Nii, ja koosoleku päevakord määrati seltsi nõukogu 18. aprilli otsusega ja loodetavasti ei pea seda... Nii. Okei. Loeme siis ette, et ma ei leia seda slaidi, kus ta oleks lühidalt kirjas. Et 8 punkti, üsna pikk päevakord, nõukogu esimehe pöördumine, on siis tavapärane, mis ei ole küll nõutud, aga on börsi aktsiaseltside puhul tõesti hea ühingu juhtimise tavaga kooskõlas olev esimene punkt. Ja siis juba hääletamist vajavad otsused on majandusaasta aruande kinnitamine,
juhatuse tasustamisaruande kinnitamine, mis on küll osa majandusaasta aruandest, aga hea tava kohaselt see hääletatakse eraldi. Kasumi jagamine, täpselt sama, ta on toodud välja ka majandusaasta aruandes, aga hääletatakse hea tava kohaselt eraldi. Audiitori valimine, põhikirja muutmine, muudatused nõukogu koosseisus ja siis tulevikuks ka nõukogu liikmete nimetamise põhimõtete kinnitamine. Seltsi juhatusele ei ole laekunud ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks, milleks siis tähtaeg oli 15 päeva enne koosolekut, ja samuti ei ole laekunud täiendavaid otsuseid, mille tähtaeg oleks olnud siis 3 päeva enne koosolekut. Nii, aga mõned teadaanded veel ja töökorra osas. Mobiiltelefonid, kui vähegi võimalik, siis lülitage nad välja või vaikse peale. Sõnavõtud, need on siis, kellel on ette valmistatud päevakorrapunktides sõnavõtud, nende sõnavõttude aega ei ole piiratud ja vist ei hakka ka esialgu piirama, et kui läheb kellelgi väga pikaks, siis koosolek hääletab nii-öelda käigult mingi täpsema reglemendi. Küsimuste osas mingeid erireegleid ei ole ja küsida võib põhimõtteliselt siis kõike, mida keegi tahab küsida. Kuna meil tõlgitakse, siis oleks vajalik, et see küsimus saaks ka tõlgitud, siis küsida mikrofoni ja mikrofon siis teile tuuakse, kui keegi käega märku annab. Ja küsimused, mis puudutavad konkreetset päevakorrapunkti, need paluks esitada siis kohe pärast vastavat ettekannet päevakorrapunktis ja need, mis on siis üldisemad küsimused seltsi juhtkonnale, siis need võib-olla pärast seda, kui me oleme päevakorra ammendanud. Nii, ja hääletamise osas. Et hääletamist korraldab ARS Corporate Services osaühing ja hääletamine toimub siis kõigile juba ilmselt tuttavate pultidega, vähemalt on need teile välja jagatud ja Annele, kui sa oleksid nii lahke ja selgitaksid, kuidas neid pulte käsitleda. Hääletamine toimub teile registreerimisel antud hääletuspulti abil. Kui koosoleku juhataja annab teile märku, siis palun valige, kui te olete poolt, vajutage number 1, see on roheline klahv. Kui te olete vastu, vajutage number 2, see on punane klahv. Ja kui erapooletuks jääte, siis on number 3, see on kollane klahv. Ja pärast iga hääletusvooru me kuvame teile kohe hääletustulemused. Et ei ole kohustus hääletada, et see, aktsionär, kes kindlasti soovib hääletada, et te jälgiksite, et puldil pärast nupuvajutust oleks sõna received. Et see tähendab seda, et hääled on jõudnud meile süsteemi. Jah, aitäh. Nii, ja siis me saame alustada päevakorra punktidega. Esimene päevakorrapunkt on nõukogu esimehe pöördumine, siis ülevaade seltsi tegevusest üldisemalt, täpsemalt räägivad juba juhatuse liikmed. Ja esimese punkti osa on ainukene punkt, kus ei hääleta me midagi ja otsust ei ole, nii et hindeid ei panda. Kuulame ära härra Andrus Tureiko. Ole hea, palun. Head aktsionärid, hea teid siin näha saalis ja ma saan aru online'is ka, kaamera võtsin ka üles. Üks aasta on kiirelt mööda läinud ja vähemalt minu jaoks ja ma loodan ka teie jaoks kõigi jaoks ja Enefit Greenil on käed jalad tööd täis olnud nii juhtorganite poole pealt kui ka meeskonnal ja tegemist on olnud palju. Ma kiiresti võtan kokku mõned teemad. Käin korra läbi, kuigi me siin saalis tõusime, siis juhtorgan nõukogu ehk Andrus Tureiko, Marlen Tamm, Raine Pajo, Anne Sulling, Erki Raasuke siis 5 liikmelisena on teinud need otsuseid. Samuti on moodustatud auditikomitee, kus siis Anne Sulling, Erki Raasuke ja Raine Pajo on selle aasta jooksul neid järelevalve funktsioone täitnud. Võib-olla veel selgituseks uutele liikmetele, et siin ei ole uut korda, et Anne Sulling, Erki Raasuke on siis sõltumatud ja Andrus Tureiko, Marlen Tamm ja Raine on siis Eesti Energia grupi liikmed.
Mis me siis oleme möödunud aastaga teinud? Olulisemad otsused. On olnud aasta täis väljakutseid, tulen ka selle juurde. Taastuvenergiasektor ja energiasektor tervikuna on väljunud, taha kasutada sõna kriis, aga sellised energiaturbulentsist perioodist. Ja loomulikult selle raames on see aasta möödunud. Ma kõiki otsuseid siin ette ei loe, mis ekraani peal on, aga toon välja võib-olla olulisemad, et fookus siis 2024 eelarvel, kuidas me selle aasta, käimasoleva aasta toimetame, milline on meie kasvuplaan ja uuendused. Loomulikult see on nagu pidev töö ja selles osas on siin ka uudiseid tulemas ja need siis aja jooksul, pean silmas kasvuplaani. Liivi meretuulepark sai siis Enefit Greeni omandusse möödunud aasta jooksul. Võõrandasime, nüüd ma lähen natuke juhatuse töömaile, aga otsuse mõistes siis biomassivarad ehk nõukogu osalus selles oli siis otsuste kinnitamine, aga see on olnud läbiv teema nii eelmine aasta kui ka selle aasta alguses. Loomulikult me näeme siin Sopi-Tootsi tuulepargi ehitust, aga siis päiksepargi investeerimisotsuse tegemine ühest olulisest. Möödunud aastal siis vaadates energiakriisi ja kõiki teemasid, päikeseenergia valdkond on olnud väga suure küsimusega. See oli ka selles mõttes möödunud suvel selline keskmiselt keerukam otsus vähemalt nõukogu jaoks, et leida need õiged tasuvuse vaated ja juurde. Siis Kelme 2 tuulepargi investeerimisotsuse tegemine ja siis laenulepingute kinnitamine ja loomulikult siis ka üldkoosoleku päevakorra ja selles osalemine. Ja loomulikult on siis tootlusootused opereerivatele varadele ja siis Enefit Green energiaportfelli riskijuhtimise peamiste põhimõtete kinnitamine. Sel teemal on olnud väga palju arutelu, aga nende teemade juurde, ma arvan, ka juhatuse poole pealt tuleb lisainfot. Mainisin siis keerulist aastat energiavaldkonnas, eriti see on taastuvenergia valdkonnas. Hea meel on selles, et Eesti on võtnud väga jõulise positsiooni riigina taastuvenergia ootuste osas. Aastaks 2030 tarbitud energia siis tarbimismahus peaks olema ka taastuvenergia allikatest toodetud. See kindlasti Enefit Greeni ja Enefit Greeni aktsionäri jaoks on hea uudis. Selles osas Eesti on juhtivaid riike ja ma usun, et kõik järgmised tegevused ka Eesti riigi poolt seda toetavad. Loomulikult Enefit Greeni tegevus on ka väljaspool Eestit ja need poliitilised ja regulatiivsed tingimused kõigis riikides sõltub. Läbiv teema on ikkagi see, et taastuvenergiat on puudu ja selles vallas on meil väga-väga palju teha, et selles mõttes siin juhatuse poole pealt saab seda ka kaetud. Aga energiahindadest loomulikult aasta 2022, loomulikult me võime öelda, et see üks pikk triips minu selja taga 5. jaanuar on kõigil väga hästi meeles ja need energiahinnad, et see anomaalia on tulnud energiahindadesse ja see siia jääb, see siis varjutab ka kõiki meie otsuseid ja investeeringuid ja suundasid tulevikuks. Et see on kindlasti selles mõttes uus. Aga nagu ma enne ütlesin, vajadus konkurentsivõimelise elektri hinna järgi on püsiv ja isegi kasvav ja see on tegelikult valdkond, mis meid kõiki rõõmustab. Erinevates riikides on erinevad eesmärgid, nii te nagu näete, Eesti on siin ka koos Leeduga selline suveräärne liider, Eesti võib-olla esimesena, alati me tahame esimesed olla, aga see energia hulk ja plaanitud, mis on aastaks 2030 ja see ka ei lõppe 2030, vaid jätkub edasi. Aga ma pikalt ei peatu nendel teemadel, see näitab seda, et Enefit Green on väga olulisel arengu teekonnal. On toimetatud väga-väga hea tempoga, on lisanduvas tootmismahtusid nii Eestis kui ka teistes riikides ja ka investeerimise poole pealt on uued suunad käimas. Juhatus siis koosseisus Aavo, Hinnar, Veiko ja Andres on siin ka ülevaadet andmas täie hooga kõikide need arenduste juures. Jah, nõukogu poole pealt oleme käima pannud juhatuse esimehe otsingu
ja et kuna küsimused ka tõenäoliselt tulevad. Ehk ettevõtted, kui vaadata, et 7 aasta jooksul on väga-väga suur prioriteet võetud arendustesse, on tehtud väga-väga tublit tööd regiooni, ütleme Balti regiooni juhtiv energiaettevõte, aga vaadates need väljakutsed taastuvenergia suunal, siis tegelikult ettevõtte uue arenguetappi siirdumisel oli ka nõukogul siis plaan, et vaatame siis ka juhtimise struktuuri üle. See on see põhjendus nendele muutustele. Aga juhatus täies koosseisus, siis juhatuse liikmed Innar, Veiko ja Andres jätkavad täie hooga panustamist ja lisamuutused siis juhul, kui need peaks olema, siis tulevad hiljem. Nii et täna on meil täis fookus nendele arendustele ja tegevustele. Et see on kokkuvõttes siis selline lühike ülevaade. Aga siin ma oma sõnavõtu lõpetan. Soovin aktsionäridele head üldkoosolekut ja siis ka usku ettevõttesse. Meil on väga-väga suur ambitsioon jätkata, kohanduda muutuvate oludega ja minna edukalt edasi selle taastuvenergia eesmärkide täitmisel nii Eestis kui väljapool Eestit. Et aitäh ja head päeva teile. Kas küsimused tulevad või hiljem? Kuna siin ei ole hääletamise punkte, siis äkki jätaks nad kõige lõppu, et kuulame ära kogu ülevaate seltsi tegevusest ja siis saab küsida. Et kui tohib niimoodi. Ja veel kord head päeva. Aitäh, Andrus. Nii, nõukogu esimehe pöördumist siis kuulsime ja täpsemalt seltsi tegevuse kohta räägivad Aavo Kärmas ja Veiko Räim ja sellega me läheme sujuvalt üle teise päevakorrapunkti juurde, aga need 2 ettekannet tulevad kõigepealt ära ja siis hakkame hääletama teise päevakorrapunkti küsimusi ja otsuse eelnõusid. Ja Aavo Kärmas, ole hea, 2023 aasta kokkuvõte ja vaade tulevikku. Aitäh, head aktsionärid. Hea meel on olla siin teie ees nagu tavapäraselt 3. üldkoosolek ja alati päike paistab. Tuult võiks rohkem olla, aga päike sobib ka väga hästi. Nii et tere tulemast tänasele järjekordsele koosolekule ja tõesti hea meel on siin teie ees olla ja rääkida sellest, et kuidas meil üks töine aasta läks. Nagu võib-olla tähelepanelikumad teist on juba tähele pannud, siis kõik pildid, enamik pilte on siin tuule- või päikeseparkide ehitusest ja ma arvan, et see ongi üks märksõna, mis iseloomustab kogu eelmist aastat, et kõik see, või see lugu, millega me tulime 21. aasta sügisel börsile, see kasvulugu tegelikult eelmisel aastal jõudis ka sinnamaale, kus me reaalselt ehitasime korraga juba 6 tuuleparki ja 4 päikeseparki. Et kui me börsile tulime, siis meie elektriline tootmisvõimsus oli 457 megavatti. Eelmisel aastal me lisasime pea 30% juba tootvaid varasid sinna juurde. Meie ehituses olevate projektide maht on 1,5 korda suurem kui meie opereeriv vara. Et see on see töö, kuhu me tegelikult oleme jõudnud nüüd viimase 3 aastaga ja hea meel on öelda, et me oleme suutnud rakendada oma strateegiat, me oleme arendanud projekte kõikidel meie koduturgudel Soomest kuni Poolani, ka Läti on tekkinud siia kaardi peal, mida aeg-ajalt on küsitud, et miks teil Lätis midagi ei ole. Lätis on väga suur potentsiaal, seal me jätkame. Nii et kokku me oleme teinud terve perioodi jooksul 14 investeerimisotsust, kogu mahus umbes 940 miljonit eurot ja eelmisel aastal ainuüksi me siis tegime 180 megavati osas investeerimisotsuseid. Enefit Green on kasvule suunatud ettevõte. Kes ei tahaks kasvada? Loomulikult tahaks kasvada, aga kasv ei ole eesmärk oma, et meie jaoks on ikkagi tähtis see, et see kasv oleks nutikas, see oleks tark, see oleks jätkusuutlik. See kõik põhineb tegelikult nendel 4 sambal, mis siin slaidi veel välja on toodud. Ehk teisiti me võime öelda, need on Enefit Greeni tugevused, millel kogu meie äri põhineb. Meil on väga tugev arendusportfell, ma räägin sellest natukene hiljem lähevalt.
meie arendustegevus on peamiselt suunatud isearendamisele. Jah, me vaatame ja olen valmis investeerima ka varajases arendusfaasis projektidele, aga ennekõike ise arendades me näeme, et me suudame luua kõige suuremat väärtust meie aktsionäridele. Ma olen välja öelnud seda, et me ei tee ühtegi investeerimisotsust, mille tootlus ei oleks siis vähemalt kaalutud kapitali hind pluss 2% punkti. See on kriteerium, millest me ei loobu ja ei kavatsegi loobuda. Ja selle nimel kogu meie tiim töötab. Ja arendus ei ole eraldiseisev funktsioon. Jah, ta on meil täna kasvanud võib-olla eraldiseisvalt kõige suuremaks, aga koos opereerimistiimiga, koos projekte arendades, sellepärast, et projektid on ju pikad, kui nad ükskord valmis saavad, nad 30 aastat tuleb neid opereerida, siis on ka tähtis see, et meie pikaajaline opereerimiskogemus on juba arendusfaasis kaasatud nende projektide arendamisse, et need projektid saaksid ehitatud täpselt sellised, mida on võimalik 30 aastat opereerida. Ükski asi ei juhtu ilma tiimita. Meil on väga äge meeskond, meil on täna 127 töötajat, meil on üle riikide. Me oleme ära kaotanud või kaotamas riigipiirid. Me oleme üks Enefit Green, me oleme üks meeskond, me kasutame oma parimaid talente üle riikide. Kui vaadata meie töötajate pühendumusuuringuid, siis iga aasta üks teema, mis sealt välja tuleb, mida töötajad ootavad, on isiklik ja professionaalne areng ja seda oma töötajatele tagamegi. Me kasutame inimesi Poolast, kes vastutavad meie äride eest üle Baltikumi, Läti inimesed vastutavad, Eesti inimesed ja nii edasi. Me oleme üks meeskond. Me ei ole meeskond erinevas viies riigis. Ja lõpetuseks, meie võimega investeerida, meie võimega täiendavat kapitali tulevikus kaasata on kindlasti üks oluline alustala selleks, et meie pikaajalised arendusprojektid saaksid ellu viidud. Kui vaadata nüüd lähemalt, mis siis eelmine aasta toimus, nagu Andrus mainis, eelmise aasta alguses, kui me vaatasime üle oma strateegiat, mida me siis iga aasta teeme, mitte olemuslikult niivõrd, kuivõrd rohkem oma finantsplaani edasi, siis üks järeldus, kuhu me jõudsime, on see, et kuna me oleme kasvule suunatud ettevõte, siis biomassi ärid olid ärid, kus me ei näinud mingit kasvavõimalusi ja otsustasime nendest loobuda selleks, et fokusseerida ennekõike tuulele, päikesele ja tulevikus ka salvestustehnoloogiale. Ja õnnestus siis viia lõpule tehing meie Paide, Valka ja Brootseri jaamade müügiks. Me saavutasime tehingud sellises mahus, nagu me olime eeldanud. Hea meel on näha, et ostjateks siis osutusid oma valdkonna tugevad ettevõtted, kes tegelikult selles valdkonnas tegutsevad pikaajaliselt ja nagu meile on öeldud, siis on neil strateegiline huvi neid meie poolt siis müüdud endis varasid ka opereerida. Riburadapidi hakkasid töösse tulema uued päikesepargid. Nüüd siin aprilli keskel siis ka lõplikult siis opereerimisse tuli meil Soome tuulepark Tolpanvaaras. Nii et järje panume tegutseme, võib-olla eriti, mis ma tahaksin välja tuua, siin on Purtse hübriidpark, kus meil on siis täna ühe sama liitumise taha ehitatud nii päikesepark kui ka tuulepark ja tulevikus loodan, et see aasta jõuame sinna panna ka aku. See on teekond, see on esimene hübriidpark terves Baltikumis ja me oleme arendanud kõiki oma projektiga tulevasi projekte selliselt, et on võimalik panna ühte kohta tuul, päike ja salvesti. Miks? Seal on palju erinevaid põhjusi, rääkimata sellest odavamast investeeringust, aga ennekõike tuule ja päikese, ütleme siis tootmis või toodangu profiilid tegelikult üksteist ei sega, nad sobivad väga hästi. Tuul puhub tavaliselt talvel ja sügisel ja päike paistab suvel, kui tuult on vähem, nii et see on kõige mõistlikum ja efektiivsem viis tegelikult elektrit toota. Tänaseks on siis meie portfell nii ehituses olev kui ka opereeriv jõudnud pea 1,2 gigavatini juba ja sel aastal on meil hilised arendusprojektid umbes mahus 500 megavatti. Ja kui rääkida lähemalt siis töös olevatest projektidest, siis siin on näha juba, et järjest projektid tulevad töösse, mitmest see on siis teine rida on siis näha, et 3 projekti, 2 tuulepark ja päikesepark meil juba toodavad elektrit ja eriti suurt kasvu on siis näha teises poolaastas, kus peaksid hakkama tootma näiteks kui juba Tootsi-Sopi tuulepark, nii et täna
selle aasta üks peamisi fookusi lisaks arendustegevusele on see, et need projektid, mis me oleme plaaninud ellu viia, saaksid ellu viia tähtaegselt või isegi kiiremini selleks, et iga megavatt-tund, mille oleme see aasta planeerinud toota, saaks toodetud. Ja võib-olla selle slaidi juures ma räägiksin lühidalt ühest olulisest teemast, mis meie eelmise aasta tegevusi igas mõttes mõjutas, oli siis Akmene tuulepark, kus siis meile veel üle andmata tuulik siis murdus ja see põhjustas meile terve hulga selliseid, mis ma ikka siin keerutan, ma ei ütle väljakutse probleeme, millega tuli tegeleda. Täna on rõõm tõdeda, et see tuulik on aprilli keskpaigast püsti ja töötab, nii et täna Akmene tuulepargis kõik 14 tuulikut toodavad elektrit ja siin lähikuudel peaks ta siis üle antama ka opereerimisse ja oleme alustanud ka siis tuuliku tootja ja kindlustusfirmaga siis läbirääkimisi saamata jäänud, ütleme, või tekkinud kahjude siis kompenseerimiseks. Täna on veel vara siin midagi täpsemalt rääkida, aga oma õiguste eest me siin väga selgelt ja tugevalt seisame. Ja kui vaadata nüüd seda aastat lühiajalist arendusportfelli, siis see on, nagu ma ütlesin enne, umbes 500 megavatti. Need on hilises arendusfaasis projektid, mis siis peaksid jõudma ennekõike selle aasta teises pooles investeerimisotsuse valmidusse, aga nagu ma ütlesin, me ei torma pea ees tundmatusse vette nui neljaks investeerima ja vaatame, millised on turuhinnad. Me oleme öelnud seda, et vähemalt umbes 50% oma pikaajalist rahavoost me soovime lukku panna investeerimisprojektide puhul just selleks, et tagada minimaalne minimaalne projektide tootlus oma aktsionäridele. Nii et summa summarum täna töös olevate ja investeerimisootava projektide maht või otsusteni jõudmise maht on umbes 1,7 gigavatti 26. aasta lõpuks. Ja kui vaadata pikemat plaani, meie kogu portfell on arendusportfell 4,5 gigavatti. Kui me räägime nüüd strateegiaperioodist, me oleme hetkel just tegelemas oma strateegia uuendamisega aastani 2028, siis mida me näeme on see, et meretuul hakkab juba tegelikult pilti tulema ja meie kõige edasijõudnum projekt on Liivi lahe projekt, kus on täna hetkel siis veel käimas viimased uuringud. Me loodame need lõpule viia selle aasta lõpuks, et hakata siis juba kokku kirjutama siis keskkonnamõjude aruannet ja nagu te olete ka meediast lugenud ja kuulnud, et riik on siis plaanimas välja kuulutamas siis suuremahulist taastuvenergia oksjonit, kus üks osa on meretuuleparkidele mõeldud aastase tootmismahuga kuskil 4 teravatt-tundi, siis kindlasti meie soov on seal oksjonil osaleda tulevikus ka Liivi lahe pargiga. Täna on veel vara öelda, millal see oksjon toimub, aga kogu meie tegevus on suunatud sellele, et olla valmis, kui see oksjon tuleb. Nii et kokkuvõttes me kasvame, me areneme, arendusportfelli kasvatamine on meie igapäevatöö, nii et tänaseks me oleme jõudnud siis umbes kogu mahus umbes 6,2 gigavatini umbes perioodis 2030 ja natukene peale. Ja lõpetuseks ma tahaksin loomulikult tänada kõige selle eest meie tiimi. Jätkuvalt meie tiimi pühendumus on väga kõrge. Mul on seda nii hea meel rääkida siin kolmandat aastat juba teie ees, et see ei ole kuhugi ära kadunud, see on jätkuvalt väga kõrge. Üle 80% Enefit Greeni töötajatest usub ettevõtte eesmärkidesse. Mis saab parem olla? Mis saab parem olla, kellega siis veel neid projekte teha? Minul on siin hea esineda ja näidata teile megavatte ja rääkida gigavatt-tundidest, aga need on need inimesed, kelle koos seda teha. Nii et ma tahan tänada oma tiimi selle kogu teekonna eest, mis meil on. Ma tahan tänada teid aktsionärid selle usalduse eest ja ma soovin kogu Enefit Greenile jõudu. Nii et aitäh teile. Nii, aitäh, Haava. Ja ära veel ära mine, et äkki on küsimusi. Ja, kas on küsimusi, et 2023 aasta kohta, mineviku kohta võib kõike võib küsida ka tuleviku kohta, aga ma ei tea, kui palju börsifirma saab avaldada tuleviku kohta. Aga küsimused, kui on. Nii. Ei paista olevat, aga võib ka pärast küsida. Ja, kindlasti just, et juhtkond on ka pärast siin ja isegi pärast koosoleku lõppemist on võimalik kindlasti nööbist kinni võtta ja küsida. Aga loodame, et rohkem küsimusi on siis finantside kohta, et Veiko Räim, ole hea, et sinu
poolne ülevaade finantstulemustest. Jaa, tere päevast minu poolt ka. Väga suur rõõm teid siin näha. Tõesti, nagu Aavo ütles, 3. korda. Ja majandusaastast me tegelikult oleme rääkinud juba 29. veebruar. Esimesest kvartalist me oleme rääkinud investoritele 2. mail ja see hulk investoreid, kes nendel kõnedel on osalenud ja need küsimused, mis on nende perioodide kohta juba olnud, on olnud muljet avaldav. Nii et meil on väga hea meel näha teid siin, aga kindlasti ka järgmistel kvartalitel meie investorkõnedel. Nii et selles osas on meil väga uhke tunne. Aga võtame korra siis 23. aasta kokku, kuidas meil on läinud, mõned sõnad. Räägin ka esimesest kvartalist 24, mis siin nagu värskelt välja tuli. Ja võib-olla seda perioodi nagu meenutades tuleb meelde tuletada, et 2022 oli ikkagi energiakriisi aasta. Ja see oli aasta, kui Enefit Green kui energiatootja, energiaettevõte tootis energiat, mille hind oli kallis ja selgelt need tulud ja kasum, mis me 22 aastal teenisime, olid väga kõrged. 23 aastal olid numbrid väiksemad. Me teenisime siis 230 miljonit eurot äritulusid, 105,9 miljonit eurot EBITDA ehk kulumeelselt ärikasumit ja siis 55 miljonit eurot ja natuke peale puhaskasumit. Nii et see põhimõtteliselt oli siis see meie aasta tulem ja kui sellest aastast nüüd positiivseid asju meenutada, siis üle 20% toodangu kasvu, see tegi ühtepidi head meelt, aga teistpidi on aus öelda, et meie ootused olid kõrgemal, eks ju, et Aavo siin akmene väljakutsest natuke mainis, oli ka tagasihoidlik tuuleaasta, meil olid ka teatavad väljakutsed, eriti Leedu ühes tuulepargis just aasta teises pooles töökindlusega. Nii et kokkuvõttes me jäime oma ootustele alla ja selle võrra siis me toodang oli veidi vaiksem, me ostsime ka turult riskimaandustehingute katteks veidi. Nii et kokkuvõttes meie tulemused olid siis nii sellest toodangust kui ka siis madalamast elektrihinnast, mis me teenisime mõjutatud. Kui nüüd veel vaadata, et mis nende siis tulemuste kaasmõju on, et loomulikult investorid oma kapitalid ootavad tootlust. Meie üks peamised näitajad on siis see tootlus oma investeeritud kapitalit, samuti ka oma kapitali tootlus, et siis madalam äri ja puhaskasum oli ühtepidi siis see mõjur, mis meid mõjutas. Teistpidi meil on nagu üle 500 miljoni euro siin aasta lõpu seisuga varasid investeeritud pooleli olevastesse ehitustesse ja see, et me need ehitused kõik võimalikult ruttu toome tootmist tegema, see on meie tiimi kõige suurem väljakutse ja meie tiimi kõige suurem ambitsioon. Nüüd 7,8% omakapitali tootlust, mis me saavutasime, see on siis ka selle dividendi ettepaneku aluseks, mis me järgnevatel slaididel siin veel korra välja käime. Aga võib-olla siin selle kapitalimahuka investeerimistegevuse juures veel välja tuua, et lisaks aktsionäridele on meil ka tugevad pangapartnerid, üle 500 miljoni euro eelmine aasta siis kaasasime laenukapitali, et see nagu oleks see kapital korralikult tööle pandud ja seal on meil hea meel, et Euroopa Investeerimispank, SEB ja Põhjamaade Investeerimispank on siis 3 meie partnerid, kes eelmine aasta lisandusid ja nendega koos me selle ette võetud investeerimiskava lõpule viime. Nüüd Aavo mainis megavattidest, et kuidas need tootmisvarad on jõudmas. Minul on hea meel jälle näidata gigavatt-tunde, mida meie siis tootmisvarad on tootnud ja tegelikult kvartalist me näeme, kuidas need rohelised klotsid ehk uued varad on hakanud rohkem tootma. Me oleme saavutanud lõppenud kvartalis pea 500 gigavatt-tundi toodangut, mis meie ajaloo vaatest on kõige kõrgem tulem ja meie eesmärk on see, et iga kvartal, muidugi sesonaalsust arvestades, see, et suvekuud suvekvartal on nii, nagu nad on, et see üha kasvab. Ma tahaks siin välja tuua selle, et kui viimast kvartalit vaatame, siis need rohelised klots on umbes 1/3 meie toodangust kokku. Et 2/3 olemasolev, 1/3 uus. Meie ambitsioon on see, et kui tootmisplaanid täituvad, siis uute osakaal on circa 2/3 võrreldes meie olemasolevatega. Nii et see, eriti kui ka Sopi-Tootsi tuleb õigeaegselt liinile, on see, mis on meie tootmise kasvu aluseks. Ja kui veel vaadata seda majandustulemust ka esimesest kvartalist, siis 68,9 miljonit eurot äritulusid ja 42,4 miljonit
miljonit eurot EBITDA-d, lisaks 33 miljonit eurot puhaskasumit. Noh, ühtepidi jah, me tegime 20% kõrgema tootmistulemuse, 22% isegi, aga taaskord meil olid madalamad turuhinnad, meil ka meie uued PPA-d alustasid oma seda eluiga siin jaanuarist alates, nii et elektrihinnad, mis me teenisime, olid madalamad. Kokkuvõttes biomassivaradest väljumine 5,5 miljoni eurose tulemi andis ka selles kvartalis, nii et noh, see, et meie fookus on tugevam ja me sellest tehingu saime kenasti lõpule viia, ma arvan, on väga hea. Lõpuks üks uhkemaid slaide, meil on pea 64 000 aktsionäri, et see on meil iga aasta olnud see, mis me siia välja käime. See, et Eesti jaeinvestorite ja ka Eesti institutsionaalsete või regiooni institutsionaalsete investorite usaldus Enefit Greeni suhtes on säilinud ja et meil on üha rohkem aktsionäre, see on meile väga suur tunnustus ja meie teeme tööd, et selle nimel, et see ettevõtte siis tootmismaad kasvaks ja väärtust looks iga päev ja iga tund. Lõpuks kasumi jaotamise ettepanek, juhatus siis kooskõlastatult nõukoguga on selle teinud 10,5 eurosenti aktsia kohta ehk välja maksta 27,7 miljonit eurot eelmise aasta puhaskasumist. Aitäh! Nii, aitäh Veiko! Ja kas on küsimusi? Et enne kui asume hääletama, kas seda aruannet heaks kiita või mitte, kas kasumit jagada selliselt, nagu juhatus on ette pannud või teistmoodi, et äkki tahad keegi küsida? Jah, üks küsimus seal. Tere, Margus Merilo. Tahtsin küsida riskijuhtimise kohta, et neid baseload lepingute kohta, et jäi silma, et siin eelmine aasta lõpp läks näiteks Rootsis üks 650 megatuuletootja pankrotti just nende baseload lepingute pärast. Ja Enefitil vist on ka 80% neid baseload lepinguid, et kas seda saab natuke kirjeldada? Miks baseload või? Miks baseload, saab küll. Et me seda tegime ka oma selles aasta aruandes üsna proovisime pikalt kirja panna, et baseloadi ja siis nii-öelda pay as produced ehk selle kahe toote vahest. Jah, baseloadiga kaasnevad omad riskid, et eriti kaasnevad need riskid sellisel puhul, kui seda toodangut jääb puudu ja seda me oleme eelmine aasta ka hinnanud ja kogenud, et kuna meie tootmistulemus ei olnud see, mis me ootasime, me jäime sellest allapoole ja me pidime turult tasemele ostma. Et tõepoolest, eelmine aasta nagu me ka sellel aktsionäride või nii-öelda tulemuste kõnel välja tõime, umbes meie tulemus 5 miljonit eurot ja selle tõttu madalamaks, mis on suur raha ja lihtsalt see baseloadiga riskimaandus aitab meid olukorras, kus hinnad on madalad ja madalate hindade vastu me ennast kaitsta soovime, et põhimõtteliselt järgmistel aastatel on meil see baseload PPA-de maht vastu oma oodatavat toodangut circa 50% ja see on see, kus me näeme, et see need riskid on olnud balansis nii selle kõrgemate turuhindade kui madalamate turuhindade juures. Küll me vaatame, et kas on seda võimalik ka veel uute sammudega veel täpsemini mõõta, eks ju, veel uusi muudatusi teha. Nii et kokkuvõttes see, et nagu baseload PPA on meie turul kahjuks ainus mõistlik vahend, mis on siiamaani saadaval olnud, on meid aidanud kaitsta madalate turuhindade vastu, aga sellega on kaasnenud ka need hinnad, riskid, et sa ostad kõrgema hinnaga nendel tundidel, kui elektrit ei ole. Selle Rootsi ettevõttega võrdlemine võib-olla selles võttes ei ole üks ühele sama, sellepärast et seal see nii-öelda makseraskused on tulnud kaasa ka sellest, et sul on üks portfell või üks park ja üks nii-öelda leping ja suures mahus, meie mahud on väiksemad, kogu portfelli peale 50%. Aga selgelt need on riskid, mida me hästi hoolikalt silmas peame ja me õppime, saame targemaks selles osas ka. Nii, aitäh. Kas on veel küsimusi? Nii, on seal palun. Vänikades võib. В прошлом году было больше сделано энергии, чем в 2022, а прибыль в 2 раза меньше. Вот. Вы говорите, цены были другие, поэтому и все. А
сколько вы вкладываете в хранение, какие вот именно в хранение, если бы по этой цене не нужно было по дешевой продавать, а подождать, когда будет хорошая цена. Вот. Сколько у вас хранилищ энергии? Вот. Илон Маск, допустим, с австралийским правительством они построили литиевые большие батареи на всю страну. А есть фирмы в Германии, там, Норвегии, Голландии, вот они делают энергию, тепловые вот эти батареи, термобатареи, они держат 47 раз дешевле, чем литиевые вот эти аккумуляторы. Вот. Какие у вас технологии по хранению энергии? Hea küsimus. И еще у меня там другие есть вопросы. Еще вот органик вот, не кремниевые, а чисто органик, самые экологичные, намного экологичнее, чем кремниевые солнечные панели. Вот. И они как тапят, как обои, клеятся. Можно на стены, на любые, на боковые, все, они очень легкие, маленькие, тоненькие, там миллиметр или меньше даже, они печатаются. Вот. Там 17 КПД, по-моему, 17%. Они меньше, но они даже в плохую погоду могут лучше брать энергию, чем кремниевые. Вот. У вас вот тоже с этими фирмами работаете? Одна уже 15 лет фирма германская, Heliotech. Вот. И, допустим. У меня здесь есть записано, если хотите, я могу передать. Okei. Hästi lühidalt, kuna siin tõlke jaoks ja ka eestikeelse tõlke jaoks, et küsimus oli selles, et üle-eelmisel aastal toodeti vähem, aga kasum või tulemus oli parem. Eelmine aasta toodeti elektrit rohkem, aga kasum või tulemus oli kehvem. Ja teine küsimus pikalt oli salvestamise kohta. Kas on plaani salvestamist? Just, salvestuse, ühesõnaga nagu alustame esimesest, et kui sellest tootmiskogustest ja hindadest vaadata, et kas oleks võimalik müüa aegadel, kui elekter maksab rohkem, eks ju, et mitte müüa aegadel, kui elekter maksab vähem, eks ju, ja salvestada näiteks tulevikuks selleks puhuks, kui siis nagu kohustust on vaja täita. Et salvestusprojekte meil on, me teeme esimesi pilootprojekte nii akude kui vesiniku alal, eks ju, et need on meil kaalumisel, proovime. Siin võib olla selle nii-öelda väärtusloomet selle elektri tootmisele nii tuulest kui päikseenergiast võimalik nagu lisada nende salvestusvõimekustega, nii et piloote me teeme ja me näeme selles võimalusi. Täna meil ei ole veel suuri eesmärke ja sellega me ka samuti tegeleme oma selle strateegia uuendamise protsessi käigus. Nüüd, kui küsida, et kuidas nagu tootmine kasvas, aga kasum vähenes, siis meie nii-öelda tulemust mõjutavadki 2 poolt, eks ju, et üks on toodangu maht ja teine on toodangu eest saadav hind. Nii et eelmisel aastal tõepoolest see hinna mõju oli suur, kui me 22 aastal olime kõikidele nendele rekordidest elektri hindale maksimaalselt lahti, me saime selle kasumi sealt turult kätte, siis eelmine aasta me nii palju ei teeninud, osa oli sellest PPA-de taha jäi, osa oli sellest, et me lihtsalt tootsime ka tundidel, kus elektri hinnad olid oluliselt madalam, nii et meie asi on seda kõikuvust tuua nagu selliseks mõistlikuks, ehk et meie nagu eesmärgid saaksid täidetud, meie võlakohustused saaksid tagasi makstud. Et see ongi see riski maandamise teine pool, et seda ei saa ka täiesti lahti hoida ja seda me oleme oma tegevusega teinud. Nüüd teine küsimus oligi salvestamine. Siis on nii. Nii, kas on veel küsimusi? Ei paista olevat, aga siis on head aktsionärid ka teie kord. Nüüd enne kui Veiko jättis peale küll dividendi slaidi, aga enne kui saab hakata raha konto peale lugema, et palju siis teile laekub, on vaja kinnitada aastaaruanne. Aastaaruanne on olnud kättesaadav börsi vahendusel ja ka seltsi kodulehel. Ja seda loomulikult me ette lugema, kui mingilgi moel ei saa hakata. Ja otsuse eelnõu, mis on aastaaruande osas, on teil ees. Ja on ettepanek kinnitada Enefit Greeni 2023 aasta majandusaasta aruanne sellisel kujul, mis ta on aktsionäridele esitatud. Ja paluks hääletada.
Nii, ja tulemused on siis teie ees. Loen nad ette ka, et registreerunud hääled 215 735 710, poolt anti 215 733 935, statistiliselt siis 100%, vastu 700 ja erapooletud 1075. Ja selle otsuse vastuvõtmiseks on, kui üle poole kohal viibijatest häältest või esindatud häältest on poolt, siis on otsus vastu võetud, nii et 100% tulemus väikese iluveaga. Et demonstreerimaks, et puldid ikka töötavad, et Annele ei mõelnud tulemust ise välja. Nii, ja läheme edasi siis ka selle juurde, millega tegelikult Veiko lõpetas, et tasustamisaruanne vahepeal. Ja, et 2023 aasta juhatuse tasustamisaruanne on osa majandusaasta aruandest, aga hea tava on see, et hääletatakse seda või kinnitatakse seda ka eraldi. Ehk siis meeldetuletuseks, mida on Enefit Green maksnud aastal 2023 juhatuse liikmetele. Ja nagu ütlesin, et hääletame selle ka eraldi, siis on vähemalt teada, et kui paljud aktsionärid on selle heaks kiitnud ja kui paljud siis pahaks pannud. Et paluks hääletada. Ja otsus on lihtne, tasustamisaruanne, kas kiita heaks või siis kes hääletab vastu, kes jääb erapooletuks. Nii, ja tulemus siis sama, registreeritud hääled ei hakka üle kordama. Poolt oli 214 174 701 häält, 99,28%, vastu oli 1 529 677, 0,71% ja erapooletuid oli ka 30 932 ehk siis 0,01%. Ka see otsus on vastu võetud, kui üle poole kohal viibivatest häältest on selle poolt hääletanud, nii et 99% poolt hääli on täiesti piisav, et lugeda see otsus vastu võetuks. Nii, ja nüüd siis on kasumi jaotamine. Kasumi jaotamise ettepanek, nagu mainisin, on osa ka majandusaasta aruandest, on sealt teda näha ja ka eraldi otsuse eelnõuna. Ma vist kogu kasumi jaotamise ettepanekut ei hakka ette lugema, et see on teil tahvlilt näha. On ettepanek siis dividendidena välja maksta 27 749 000 eurot, mis teeb siis 0,105 eurot aktsia kohta. Oluline võib-olla juhtida tähelepanu, et dividendi õiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 11 juuni, mis tähendab seda, et kui te enne seda olete oma aktsiad ära müünud ja 11. juunil ei ole te enam aktsionärid, siis dividendi saab keegi teine uus aktsionär. Ja dividendide väljamaksmise aeg siis ka on 18 juuni märgitud. Ja paluks hääletada. Nii, ja tulemused on siis ka registreerinud hääled, sama number, poolt 215 724 511 häält, 99,99% poolt, vastu 7784, statistiliselt 0,0% ja erapooletuid 3381, samamoodi statistiline 0, et siis ka see otsus on vastu võetud,
kuna ka selleks on vaja lihthäälte enamus. Nii, seega oleme finantsidega saanud ühele poole ja järgmine päevakorrapunkt on audiitori määramine ja Enefit Green on läbi viinud hanke ja selle võitis PricewaterhouseCoopers siis ja praegu on küsimus see, et pikendada siis seda tema audiitoriks nimetamise tähtaega kuni 2027 ja 2028. Ja ka siis lähemad ajad 2024 ja 2026, mis on siis lepingu järgselt. Ja otsuse eelnõu on siis nimetada 2024 kuni 2026 majandusaasta seltsi audiitoriks PricewaterhouseCoopers ja konkreetselt siis ka vastutavateks audiitoriteks Lauri Vast ja Toomas Hendrik Parts ja tasu maksmine siis vastavalt sellele, nagu hanke võitja ka sõlmitud lepingus oli. Ja paluks hääletada ka seda otsust. Nii, ja tulemused, kohalolijad hääled on sama, poolt on 215 693 397 ehk siis 99,98%, vastu 4885 ja erapooletuid 37 394. Ka see otsus on vastu võetud, kuna üle poole kohal olevatest häältest on andnud siis selle otsuse vastuvõtmise poolt oma hääle. Nii, ja järgmine päevakorrapunkt on põhikirja muutmine. Pealtnäha võib-olla, kui tekib küsimus, et aga mida siis muudeti seda, et see punkt 4114a läks veel sealt edasi ja sealt edasi jätkus siis riigivaraseadusest tulenev täpsustus, et kui on tegemist osaluste omandamisega, siis peab andma selleks või on vajalik nende osaluste omandamiseks, võõrandamiseks veel omakorda siis Eesti Energia aktsionäris riigi nõusolek ja see loomulikult ei ole just kõige paremini kooskõlas börsiühingute juhtimise tavadega ja nõuetega ja selle tõttu aastal 2022 tehti ka riigivaraseadusesse muudatus, mis ütles, et kui see riigivaraseaduse nõue satub vastuollu börsil noteeritud ühingute suhtes kehtivate nõuetega, siis seda ei pea järgima. Ja nüüd ongi täpsustus siis selles, et selle muudatusega siis kaotatakse see nõue, et mis tahes Enefit Greeni poolt omandatavate osaluste puhul peab minema küsima ka rahandusministri nõusolekut. Ja ettepanek siis hääletada siis ka selle põhikirja muudatuse osas. Ja tulemus siis 215 700 742 häält poolt, 99,98%, vastu 276 häält, erapooletuid 9658. Ka selle otsuse poolt on vaja 2/3 kohal olevatest häältest ja 99,98% täidab ka selle nõude ilusti ära. Seega ka see otsus on vastu võetud.
Nii, ja muudatused nõukogu koosseisus. Siin on neid mitmeid erinevaid muudatusi ja seda otsust me nii-öelda plokina hääletada vast ei saa ja läheme, iga punkt on siis eraldi hääletusvoor. Kõigepealt esimene hääletusvoor, võtame selle punkti 7.1 ja see on siis otsuse eelnõu kutsuda Enefit Greeni nõukogust tagasi Raine Pajo. Paluks hääletada. Nii, ja tulemused on siis siin. Ja selle otsuse poolt on antud 214 742 658 häält, 99,54%. Vastu anti hääli 961 538, erapooletuid 29 395. Isikuvalimiste puhul lähevad arvesse või loetakse või on olulised otsuse vastuvõtmisega ainult poolt hääled. Nii et need poolt hääled on meil olemas ja sellega on Raine Pajo tagasi kutsutud Enefit Greeni nõukogust. Nii, selle järgmine hääletusvoor on siis valida Enefit Greeni nõukogu liikmeks uus liige, Kristjan Kuhi, ja põhikirja järgi on volituste tähtaeg 3 aastat ja see tähendab, et siis kuni 14. mai 2027. Kristjan on Eesti Energia juhatuse liige ja tema lühi-CV on siin teie ees. Kristjan, kui sa tuleksid, näitaksid ennast elusuuruses ka, et inimesed ikkagi usuksid, et täiesti olemas ja nii, jah, Kristjan Kuhi ja paluks siis ka hääletada või ma ei tea, kui kellelgi on midagi väga pakilist küsida, aga ütleme, professionaalne elukäik on siin ekraanil näha, et võib-olla sellest piisab ja isiklikumad küsimused siis kohvinurgas hiljem. Nii, aitäh. Nii, ja tulemused poolt 213 300 570 häält, 98,87%, vastu 991 938, 0,46% ja erapooletuid ka 1 442 233. Isikuvalimised, jah, enim hääli saanud või ütleme, kui on juba antud 98%, siis on otsus vastu võetud. Nii et õnnitleme Kristjanit, oled siis tänasest päevast Enefit Greeni nõukogu liige. Nii, ja järgmine hääletusvoor on siis puudutab alapunkti 7.3 ja otsuse eelnõu on pikendada Enefit Greeni sõltumatu liikme Erki Raasukese volitusi, arvates volituste lõppemisest kuni järgmiseks 3-aastaseks perioodiks. See on siis kuni 21. oktoober 2027. Tähelepanelik lugeja ja aktsionär võib-olla märkas, et see on veidi erinev eelnõu sellest, mis oli avaldatud koos koosoleku teatega. Ja nimelt oli koosoleku teates 2 nime, oli ka Anne Sullingu nimi, aga Anne Sulling teatas, et ta ei soovi kandideerida
järgmiseks tähtajaks. Nii et Anne Sulling on jätkuvalt Enefit Greeni nõukogu liige kuni 21. oktoober 2027, aga uut 3-aastast ametiperioodi ta ei soovinud vastu võtta. Ja selle tõttu me ei saa ka hääletada teda, kuna nõukogu liikme hääletamiseks peab olema tema nõusolek. Nii et see otsuse eelnõu jääb sellises sõnastuses, nagu ta on, ja paluks hääletada, kes on selle poolt, et Erkki Raasuke tema volitusi pikendatakse kuni 21. oktoobrini 2027. Nii, ja tulemused on poolt 214 709 958 häält, 99,52%, vastu 970 150 ja erapooletuid 2899. Seega on ka Erkki Raasukese volitused pikendatud järgmiseks 3-aastaseks perioodiks. Nii, ja selle päevakorrapunkti all on veel ka 4. hääletusvoor. See on siis nõukogu liikmete ja ainult sõltumatu liikmete tasu küsimus. Ja selle siis otsuse eelnõu on järgmine, et alates 23. oktoober 2024 määrata sõltumatutele nõukogu liikmetele tasu suuruseks 1500 eurot kuus. Paluks ka seda hääletada. Nii, ja hääletustulemused poolt 214 676 854 häält, ehk siis 99,51%, vastu ka mõned hääled, 974 382 ja erapooletuid 31 731. See otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud lihthäälte enamus siis esindatud hääli kohal olevatest häältest. Seega see otsus on ka vastu võetud. Nii, ja siis jääb meil veel viimane päevakorrapunkt. See on nõukogu liikmete nimetamise põhimõtete kinnitamine. Sama jutt nagu majandusaasta aruandega, et need põhimõtted on olnud kättesaadavad siis börsisüsteemi vahendusel ja ka seltsi kodulehelt ja paluks hääletada, kes on poolt või vastu nende põhimõtete kinnitamise osas. Paluks hääletada. Nii, ja hääletustulemused poolt 215 644 611 häält, 99,96%, vastu 5216 ja erapooletuid 33 180. Ehk siis ka see otsus on vastu võetud, kuna üle poole kohal esindatud häältest on selle poolt hääletanud. Nii, ja sellega on siis koosoleku päevakord ammendatud ja saame lugeda koosoleku lõppenuks. Protokolli
ära sulgeda, aga nagu lubatud, et kui on veel küsimusi juhtorganite liikmetele, kes siin kohal on, siis olge head, kas tahate teha seda mikrofoni vahendusel või räägite tête-à-tête, et kui kellelgi on soovi küsida mikrofoni vahendusel, siis olge head. Kui hiljem, siis olge ka head. Nii, aga vaataks see mikrofoni vooru ära, et vist ei tundu olevat kedagi. Aga head aktsionärid, tänan aktiivse osavõtu eest ja kui mitte varem, siis aasta pärast korralisel üldkoosolekul jälle. Aitäh teile!